Siin Tallinna vanalinnas Rataskaevu tänaval avati üks vägagi luksuslik hotell ja see, et millegi pealt väga kokkuhoitud ei ole, seda peegeldab ka fakt, et siia investeeriti 75 miljonit eurot. Lähme siis vaatame, mis selle raha eest saadi. Vaid 17 numbritoaga hotell panustab igati külalistele maksimaalse kogemuse pakkumisele. Ka siis, kui majas on vaid mõnikümmend külalist, on tipphetkel majas üle 100 töötaja. No nii, esimene deluxe-tuba, numbrituba 308. Kuidas siin siis on? Vau, väga, juba ma näen väga. Tänapäeval enam ei ole minibaarid eriti täis, aga see on väga täis siin. Siin on väga palju põnevaid asju. Snäkke, ma näen siin veini, šampanjat juba pakuti siin. Väga põnev ja voodid pidid siin kusjuures olema väga erilised, sest need madratsid, mis siin on käsitöömadratsid. Ja me kohe proovime. Okei, ma saan aru. See on päris mõnus. Need peaksid olema samad madratsid, mida kasutati Orient Expressil teekonnal Viini. Aga lähme vaatame siis vannituppa ka. Vau, okei. Deluxe tuba, mis on siis siin maailmas vist luksusstandardi järgi siis standardtuba. Aga dušš on väga ilus. Ruumi tundub olevat. Kõik materjalid on nähtavalt üsna kallid valitud. Nii et siin juba näeb, kuhu see 75 miljonit läks. No vot, sellised uhked lahendused on siin leitud. Nii et ei peagi telekat kinnitama seina peale ega kuhugi. See tuleb siit samast kastist välja. Ja seda saab pöörata nii, et sa saad seda vaadata voodist, sa saad seda vaadata siit diivanilt, kui sa naudid siin mõnusat oma šampanjat õhtul. Väga mugav. Aga tegemist ei ole muidugi lihtsalt luksushotelliga. Selle suur pluss on see, et see on ühendatud kasiinoga. Siit saab ligi baaridele, üleval on kokteilibaar. Siin on suur restoran, mis muuseas on isegi kokaga, kes on pärjatud Michelini tähega. Nii et siin saab kindlasti väga head toitu, milleks üks pidi olema Pekingi part, mis muuseas, mille peab ette tellima 24 tundi vähemalt, sest see on piisavalt kallis ja piisavalt haruldane. Ja näiteks siin kasiino poolel on väidetavalt maailma üks kallimaid ruletikettaid. See on kõik päris kuld, siin ei ole mitte millegiga tagasi hoitud ja see siin sümboliseerib tiigrit kui Aasia õnnelooma ja teises saalis on veel üks ketas, mis on samamoodi väga-väga kallis ja seal on draakon peal ja nii, et õnne see võib-olla kellegile toob. 5000 ruutmeetri suurusesse kompleksi kuulub 3 restorani, mitu baari, eksklusiivne ööklubi, kasiino, pagarikoda, sigariruumid, spaaruumid ja palju muud. Me oleme jõudnud sviiti ja mis siis selle nii eriliseks teeb? Ma saan aru, et esiteks on juba üks suur maja, mis on täis marmorit igast otsast. Täpselt nii, aga tegu ikkagi ajaloolise vana Sankt-Peterburgi hotellimajaga, mida me nimetasime ümber Burman hotelliks. See on siis väga kuulsa Eesti arhitektori järgi. Aga ma kuulsin ka sellist juttu, et siin on padjamenüü. Mida see tähendab? Padjamenüü, ma võin isegi seda näidata teile. Loodetavasti see on siin. Näete, täitsa olemas. Täitsa olemas. Päris. Olles kliendina selles toas, te võite enne magamismineku tellida endale erilist patja. Näiteks mõnedele külalistele võib-olla need tavapadjad on liiga pehmed. Siin saab foam pillow tellida, igasugused need teised variandid, lavendli ja kõike muud. Tuleval nädalavahetusel on suur hotelli avamine ning selleks puhuks on kõik toad juba broneeritud. Kuigi nimesid ei nimetatud, pidi ööbima tulema vägagi kuulsaid ja edukaid inimesi. Ja edukas peab siin ööbimiseks olema, sest hinnasedel on eksklusiivses hotellis krõbe. Ja kui palju siis üks inimene maksma peab, et siin hotellis sviidis ööbida? Täpselt selles sviidis hinnad algavad alates 1500 euri öö. Sisaldab hommikusööki. Okei, nüüd on parem. Kasutust. Okei, ehk siis ikkagi päris selline mahlane. Eks ta on, aga ütleme, need detailid, mis me siia toome ja kõike see teenindust. Väga hästi ütles üks minu kolleeg, et me ei müü siin ruutmeetrit, me müüme elamusi.